mida tugevam on ettevõtlikkuse püramiidi vundament, seda kõrgem ja jõulisem saab olla selle tipp. Teise ettevõtluse edendaja algatuse eesmärgiks on omavahel siduda ettevõtlus, teadus, avalik sektor, kodanikuühiskond ning keskkond. Selle tulemusena on sündinud palju erinevaid koostöövõrgustikke ja teemakobaraid. Väga aktiivselt kasvatatakse just noorte ettevõtlikkust ning ettevõtlusinkubaatoris antakse hoogu juurde uute ettevõtete sünnile. Ettevõtluse edendaja 2025 on Pärnumaa arenduskeskuse projekt Kobar. Palju õnne! Suur tänu ja ma tahan algatuseks tänada kõiki Pärnumaa ettevõtjaid, kelle ettevõtlustahe ja innovatsiooni isu tunduvad olevat lõputud ja me oleme üheskoos aru saanud, et kui sa oled väike, siis peab hoidma kokku teiste omasugustega, olema tark, olema nutikas ja seda me kõik üheskoos teeme. Teiseks tahan ma loomulikult tänada meie arenduskeskuse meeskonda, sest nad on lihtsalt maailma parimad. Ja kolmandaks, ega sa ikka ei tee mingit teaduskoostööd ilma ülikoolita. Meil on Pärnus tubli tükk Tartu Ülikooli, Pärnu kolledž. Karri, jagan sinuga. No nii, kolleegid, ära teeme. Aitäh panustamast ja eks me muidugi peame ka Tartu Ülikooli juhtkonnale, kunagi selle rektor istub siin, ka aitäh ütlema, et nad on meie kobartumist toetanud, nii et me saame nädala pärast kätte uuendatud tipptasemel tehnikaga maja, kus siis ettevõtjad ja meie tudengid ja ka linnarahvas saaksid kobarduda ja sumiseda, nagu üks tore teooria ütleb. Ning nagu see härrasmees tavatseb ka öelda, et pole, vaata kuidas nüüd oli, kui inimesed tulevad kokku, siis hakkavad asjad juhtuma ja nii ongi.